lähme hunte kuulama. Jälle Hundissaarde, aga täna lähme autoga ja lähme oluliselt lähemale. Ja meil on tänu selle, et autoga saab minna, siis on kraamiga rohkem kaasas, tool ja laud ja siuke kraam. Ja kodus tegime liha ka. See on liha, eesnimi siga. Me lähme metsa üks päev, siis tahan marinaadi panna. Ja marinaad on üsna lihtne. Kõik, mis pähe tuleb, kõike panen. Panen sibulat ja küüslauku ja panen natuke mädarõigast ja sinepit panen. Ja kas ma sibulat ütsin? Siis panen veel sibulat. Selline ta on. Nii sool on sees, pipar on sees, siis paneme sihukest asja nagu jahimehe segu natukene. Siin on veits on seda chillit ka sees. Siis lööme need siin padrunid salve. Opa. Paneme mädarõigast. Väga palju ei ole, aga niimoodi. Siis läheb väike terts sinepit ka. Kõik ära siit. Ja siis läheb ohtralt sibulat. See oli kas see oli Gruusia sees lõkiga äkki. Et kui on kilo liha, siis peab olema ka kilo sibulat. Ma nii palju ei pane. Sest meil on igast muud kraami ka. Muidu nad seal teevadki niimoodi, et kilo liha ja kilo sibulat ja sool, pipar ja natuke aega seisab ja läheb juba vardasse. Nii, ja siis peab masseerima ja kõvasti kohe. Niimoodi, et see sibul ragiseb. Kõvasti. No nii. Nüüd paneme kaane alla ja seisab homseni. Ma ei tahaks öelda, et külmas, aga no külmkappi ikka ei pane. Aga paneme koridori, kus on natukene jahedam kui toas.
alus sinna Hundissaarde viibki siuke tee. Ja me pakume seda loodusturismi teenust, siis aeg-ajalt on ikka küsitud, et miks teil see teenus nii kallis on. Siis, no lihtne vastus ongi see, et lihtsalt need teed, mida pidi me sõidame matka alguspunkti ja lõpupunkti nii-öelda, siis see teebki selle teenuse kalliks. Meil on 2 siukest masinat, 2 siukse autoga sõitmine, noh siis kui keegi viitsib arvutada, siis võib ju arvutada, et 2 autojuhti on meil, siis on matkajuht, pluss veel kokk, siis on veel Marii, kes teeb videosi, no et jääks klientidele mälestus ka maha. Et kui keegi viitsib arvutada, et palju keegi palka tahab ja palju asjad lagunevad ja kas siis ikka on see teenus nii kallis. Emeks. Uus kõrgepinge, või no tegelikult vana kõrgepingeliini koridor, aga seda rekonstrueeritakse. Nüüd on see liini alus nii heaks tehtud, et kurat sõida 90. Hundimägi, mis jääb siis Hundissaarde. Tuuline on täna, ma ei saa aru, kummalt poolt see tuul on. Sinna, vaata näitasime tee peale. Tuul on sealt sinna. Sealt pealt siia või? Jah, ma vaatan lehti. See on hea, kui sealt pealt siia on, siis kuuleme häält, aga loom ei tunne meie lõhna ka, mida sealt pealt tuleb. See on pikk koridor seal taga lõpus, sinna hästi taha lõppu, siis kus tee ära lõpeb, sealt läheb siuke kraav edasi ja sealt jõuab Toodiksaarde ja Sinijärve. Endla loodust võid sala ääres olema ühe sõnaga. Aga ma ei tea, teeme see koostöös on. Kodust leidsin mingisugune Snabeli vopski täiesti ilma igasuguse kleepsuta. Ega ma ausalt öeldes ei tea, mis siin nagu sees on.
ongi vein. Ma arvasin, koduvein. Ma arvan, et see on õunalt. Ma proovin. Mulle see on täitsa. Normaalne kraam. Mõtlesin, et teeks siis 3, põhjus 4, 5 või 3, 5 panni peal, lõkke ja panni peal, siis teeks selle 3 margiga, prooviks nagu süte peal teha ja siis proovime gaasigrilli peal ka ja siis vaatame, kus kõige parem tuleb. Mis sa pakud, kus kõige parem tuleb? Lõkke peal. No ma arvan, et esimene on kõige parem, viimane on juba vaatuseks suva, kas te teed? Sa vahet pole üle öelda, et kõik on siit. See on karjala lõkkaks muideks. Paned panni niimoodi peale, teed söögi ära, võtad panni ära, siis puud kukud kokku. Karjala lõkke. Tead, kus ma seda kuulsin? Ei tea. Ei. Ma soovitan vaadata sihukest sarja nagu Jürgensonid. See on, ma ei tea, kas äkki YouTube'is on olemas ka, kus need Võrno ja Oja ja kes seal kõik käisid. Pidid äkki 50 krooniga päeva hakkama saama. Ja siis Hannes Võrno õpetab seal. Hannes Võrno muideks on, kurat, oli päris kõrgel auastmel, kas äkki kolonel või? Äkki oli kolonel. Aga pole kindel, ei viitsi guugeldada ka. Ega siis väga ei muutu ka midagi, kas ta on kindral või kolonel. Ta on reservis. Ja seal tema näitas seda karjala lõket. Ma olen Hannes Võrno fänn, siis võib öelda. Või oli, ma ei tea. See on hea pann, selle lased kuumaks. Ja siis paned liha peale, põhimõtteliselt ei pea lõkke peal panema. Mailum või? Mailum või? Teeme selle tüüpi panni peal näituseks. Ja siis vaatame edasi. Vardasse tahaks ka panna midagi. Klonk, 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 klonk. Ma panin, ma kiirendan protsessi natuke. Muidu vaata, paned hästi palju neid kokku. Ja siis viid nagu, lõkke normaalselt pole. Ma ei viitsi oodata nii kaua. Sips neuhtine. Panni kuumaks normaalselt ja saab hakata tegema. Põltsamaal on viskiklubi ja siis kunagi üks viskiklubi liige rääkis, et nad seal testivad viskisi umbes niimoodi, et igaüks toob kuskilt väljamalt jälle ja siis smekkavad on. Ja siis üks viskiklubi liige ütles mulle, et millegipärast nagu järjest lähevad paremaks. Mida rohkem proovid, seda paremaks lähevad. See veidiga samamoodi. Läheb järjest paremaks.
liha peale. Hea. Liha tahab ehmatada. Aga see ei ehmata veel. See vara veel. Liha peab ehmatama praadides. See ehmatab mahlad kinni. Ja? See hea koostöö on edu alus. Mina arvan, et iga endast lugupidav Eestis elav meesterahvas kui ka naisterahvas peaks kuuluma Kaitseliitu. See on nagu normaalne, normaalsus. Ja kui kuulu, siis ei tea, võta ette midagi. Ma ei tea, võtta ette midagi. See peab hakkama särisema niimoodi, kõvasti kohe. Niimoodi. Korra võta. Kaua ei lase enam. Mäeta, kus see oli, kas Facebookis keegi küsis selle, mis me tegime selle steigi video. No selle steigi videoga on ka nali. Jo. See ei ole üldse steik tegelikult, see on lihalõik, aga keegi pole siiamaani nagu aru saanud sellest. See ei ole steigid üks. See samamoodi, see on lihalõik. Aga keegi kirjutas sinna alla, et palju see ports maksab 50 €. Ma ei tea, oleneb kus teha. Keset Toodiksaart, siis kindlasti 50 €. See on ikka, annab pässida seda liha sinna. Makarooni! Ma ei tea, kes iganes makaronid lõietas, see on orderit väärt mees. Super! Mul liha kaotama ka. Me lõikame lahti. Tahad räägin ühe lihanippi ka või? Muidugi. Näed. Natukene. Hästi vähekene peab roosa olema. Siis on pehme. Ja kuidas sellest aru saada? No. Paned niimoodi sõrmed kokku, nimeta sõrme ja pöidle ja katsud. Siis on hästi nagu veel toores. Ja kui paned väikse sõrme kokku ja katsud seda kohta, siis on kõva, siis on liha üle küpsend. Et pead leidma selle siukse vahepealse koha, kuidas endale meeldib. Mulle endale meeldib siukene, kui nimetas sõrmest kinni hoiad. Võtta. Veel vara. Hea pann aga läheb liiga kuumaks ja siis rasv läheb põlema, põleb ära. Siis hakkab kuivama. Sellepärast tuleks võiga teha. Aga ei ole hullu. Ma muidugi juba siukest sööks. Näed, selline meeldib mulle. Peab olema seest, sest ta marinaadis ka olnud ja tegelikult ta üldiselt on juba siis valmis, kui juba marinaadi läheb. No on pehme, ei pea närima.
nii, see läheb pärast sinna süte peale. See on gaasigrill. Vaatame, mis ta teeb. Ma olen teda enne proovinud ka, aga ma ei ole siukest liha teinud. Burgeri pihve vist tegime aastase peale. Oli nii või? No vaata, mis sest enne tuleb. Vaatame. Ongi valmis. Juba liiga valmis. See gaasigrill natukene kuivatab, aga no jaa. Täitsa normaalne. See on siis viimane variant süte peal, kuigi ma ütlen ausalt, kõht on nii täis juba, et ei usu, et see maitseb enam. Aga see gaasigrill, täitsa laadne asi, ma arvan. Ei ole alguses, ma ei saanud seda kuradi gaasiballooni sinna külgena. Ma ei viitsi teist korda näidata ka, seal oli mingi väike tila oli seal. Vaata, ma viitsi rääkida selle. Tuult ei ole enam. See on hea. No nii. Nagu ikka täis kõhu peale. Ei normaalne. Nüüd peab ootama umbes südaööni ja kui siis pole keegi mingit häält teinud, siis ega neid täna ei tule ka. Ja mis nagu kõige hullem teie jaoks, siis me teile ei näita seda, mis siin südaööl juhtuma hakkab. Nii on.